Töö algab rõdu ülevaatusest ja korvtõstukiga ligipääsu ettevalmistamisest. Lahtine ja kahjustatud põrandakiht eemaldatakse mehaaniliselt, et avada remondiks sobiv aluspind. Seejärel vaadatakse üle pinna seisukord ja nähtavad kahjustused. Liitekoht avatakse ning vana täide, lahtine materjal ja mustus eemaldatakse enne taastamist. Piirdepostide kinnituskohad puhastatakse lahtisest roostest ja mustusest. Puhastatud metalli järgi saab hinnata kahjustuse ulatust ning valida sobiva parandamisviisi. Paljastunud sarrus puhastatakse. Seejärel hinnatakse tugevdamise või keevitusremondi vajadust. Puhastatud sarrus kaetakse mineraalse kaitsekihiga, mis aitab pidurdada selle edasist kahjustumist. Ettevalmistatud detailidele kantakse lokaalne kaitsekiht. Edasine taastamisviis valitakse nende seisukorra järgi. Aluspind puhastatakse tolmust ja purust. Taastatud liitekoht kontrollitakse visuaalselt. Tsemendipõhine remondi- ja tasandusmõrd segatakse ning jaotatakse rõdupõrandale. Pind vormitakse vajaliku kaldega, et vihma ja sulavesi liiguks rõdu välisserva või äravoolu suunas. Pärast tasanduskihi kivistumist kantakse pinnale polümeerkrunt, mis parandab järgmise kihinaket. Värskele krundile puistatakse kuiv mineraalne täitematerjal, et kujundada kare nakkepind. Elastne polüuretaankate jaotatakse ettevalmistatud pinnale ühtlaseks kaitsekihiks. Lõpptulemusena on rõdupõrand ühtlase dekoratiivse tekstuuri ja tervikliku pinnaviimistlusega. Valmis pind annab rõdule puhta ja korrastatud ilme. Rõdude vahele paigaldatud ilmastikukindla vaheseina alumine liitekoht valmistatakse ette tihendamiseks. Kriitilised liitekohad suletakse elastse isekleepuva hüdroisolatsioonilindiga, et piirata veepääsu konstruktsiooni. Lävepaku teibitud liitekohad kaetakse elastse vedela hüdroisolatsioonikihiga, et moodustada katkematu veetõke. Puhastatud sarrusele ja parandatud alapinnale kantakse mineraalne kaitsekiht, mis aitab pidurdada edasist kahjustumist. Uued välisaknalauad paigaldatakse kaldega, et juhtida sadevesi fassaadist eemale.